ehk siis ta läheb kokku natukene seal tehnika kõrgkoolis pakutava lahendusega, et ta saab juba kuskil sulle esimeses kursuses, ta saab sulle selle esimese maitse nii-öelda suhu, ta tulebki, on 6 aega, 1,5 kuud, ta saab üldse aru, kas ta tahab seda tööd teha. Ma arvan, et see teedeehitus, infraehitus, ta on väga hea väljundi koht, kus on võimalik olla loov. Teen endiselt nalja, et teedeehitajad, et meie hälve on pluss-miinus meeter. Mis asi sulle kõige rohkem meeldib, see kujunebki läbi selle teekonna, läbi selle protsessi. Kui sa kasvatad enda väärtust, siis lõpuks ostetakse ikkagi sinu nii-öelda vastutust, sinu probleemide lahendamisoskust. Täna on meil külas Andro Aavik, kes siis väikse sportlasena otsustas, et tema hakkab suuri tegusid tegema. Ja täna me räägime nii paljuski, aga puudutame natuke ka seda, et kui kukud pikaajalist, saab alati püsti tõusta. Ja nagu ta ise mainis, siis ta on top-notch vend. Aga meil on siis külas täna Andro Aavik, keda siis mina tean isiklikult enda valdkonna järgi teede sillaehituse objektide raames. Aga olen ka kuulnud, et sa oled siis lõpetanud tegelikult Tallinna Tehnika Kõrgkooli, nii nagu ka mina. Räägi siis natuke endast, millal sa selle kooli lõpetasid ja võib-olla kuidas sa see kooli üldse sattusid? Miks just Tallinna Tehnika Kõrgkool omal ajal? Tere ka minu poolt, kõigepealt tänan kutsumast. Alustaks võib-olla kõigepealt sellest, et mina nii-öelda esialgselt tahtsin minna üldse kehakultuuri. Kuna me mängisin Pärnus jalgpalli, siis minu esimene huvi oli tegelikult üldse minna kehakultuuri õppima ja mingilt maalt, kui ma sain aru, et võib-olla jalgpalluri karjääris, et ma jään keskpäraseks ja pole mõtet seda liini nii-öelda edasi ajada, siis panin dokumendid sisse ka nii-öelda teedeehitusse. Sain tasuta kohale sisse, meil toona oli tasuline tasuta koht ja sain tasuta koha peal sisse, vanemate käest raha küsida ei tahtnud ja sattusingi teedeehitusse. See oli siis aasta 2013. Ja 2013-14 nii-öelda esimene õppeaasta, kui toimus, siis mul endiselt on veel mingi piltmälu on ees esimestest loengutest, kus lektorid küsivad sinu käest, et tõstke kõik kätt, kes on seotud teedeehitusega või on varem kuskil tööl käinud või praktikal. Neid küsimusi esimestes loengutes oli väga palju. Mina olin üks nendest vähestest, kes kätt tõsta ei saanud. Ja võib-olla siis tagantjärgi, kui ma mõtlen kogu enda nii-öelda tänasele olukorrale, kuhu ma jõudnud olen ja ka nii-öelda nendele meenutustele, siis see ongi võib-olla olnud üks motivatsioon põhjus, et kuidas areneda, jõuda sinna tasemele, kus teised nii-öelda kursusekaaslased käinud on, õppida, saada paremaks ja see on olnud ka seesama sütitav jõud nii-öelda, et mina ei saanud seda kätt tõsta, aga ma oleks tahtnud võib-olla. Ja sellest ajast saati ongi olnud üks pikk teekond siin koolirindel. Väga kiht, aga olgu sina meesterahvas, et võib-olla meesterahvas ei satu kuidagi. See on okei, kui meesterahvas on ehituses, aga ikkagi just miks teedeehitus, sest hooneteehitus on ka meeletult populaarne olnud ju minu arust alati ajas ja võib-olla isegi rohkemgi kui teedeehitus. Kuidas niimoodi, et see siis kehakultuuri ei saanud, läks teedeehitusse? Mina arvan, et see ongi mingi saatus. Miks ta just sattus teedeehitusse? Ma ei oska vastata sellele. Et mul ei ole suguvõsas, ei ole mitte ühtegi inimest, kes oleks ehitusinsener, välja arvatud nii-öelda siis onu, emapoolne vend, kes on ehitusinsener, aga toona jah, seda teedeehitustausta sellist kuskil lähikonnas ei käinud läbi. Ma arvan, et see oli lihtsalt eluline saatus, miks pidi nii minema. Okei. Ja kui sa siia kooli nüüd tulid, sinul oli ka 4 aastat õppekava, on ju? Minul oli 4 aastat õppekava, aga minu koolis käimise ütleme niimoodi, et ma 4 aastaga kooli ei lõpetanud. Läksid üle natuke. Ühesõnaga, minul läks 2 aastat üle nominaalaja, ehk siis ma lõpetasin tegelikult Tehnikakõrgkooli 6 aastaga. Ja mis see põhjus oli see, et kui mina käisin esimene aasta siis nii-öelda esimesel kursusel ära, sain esimese teedeehituspraktika Risti-Virtsu maantee peal, esimene lõik, väga basic, väga meeldis, sain palka väga ei saanud, polnudki võib-olla eesmärk, mina läksin rohkem kogemust otsima, aga kodu kõrval sain väga hea kogemuse ja
piltlikult öeldes toonane objektijuht sai hiljem minu projektijuhiks, mille üle ma väga tänulik olen, kellele ma väga tänulik olen, ja toonane projektijuht on tänane Verstoni valdkonnajuhataja, kelle üle ma olen ka väga tänulik. Ehk siis täna, kui ma vaatan nüüd 12 aastat tagasi, siis tegelikult seesama tuumik on nii-öelda liikunud ikkagi suht koht käsikäes. Aga ma käisin nii-öelda esimene aasta siis praktikal ära. Kuidas ma praktikale sain, see on ka võib-olla kõikidele noortele natukene kõrvade taha endale kirjutada. Käisime Ihaste silla ümberehituse nii-öelda välislähetuses külastuses seal. Ja käisime, mina olin toona siis esimesest kursusest, koos teise kursuse tudengitega käisime. 49 poissi, tüdrukut, läksid bussi tagasi. Mina olin see ainuke üks, kes jäi siis sinna platsi peale ja küsis toonaselt projektijuhilt, kes siis tänane Verstoni valdkonnajuht on, kas suveks praktika kohta on võimalik saada. Ja täpselt jällegi saatus mingite asjade kokkulangemine. Ma sain selle praktika koha, käisin 2 kuud tööl suvel, käisin peale seda väes ära ja kui ma väest tagasi tulin, siis ma mõtlesin täpselt, et mul on suvi vaba, kavatsen hullult kapitali kokku ajada, lõpuks siis nüüd on esimene praktika möödas, kõvasti vaja raha teenida, et mitte vanemate peale jääda nii-öelda sõltuma. Ja ma sattusin tööle Kurna liiklussõlme. Kurna liiklussõlm on täna siis teada nii-öelda eelkõige võib-olla IGEA liiklussõlme tõttu. Ja meil oli 2014-2015, see valiti minu teada 2015. Aastal Eesti aasta objektiks ja see oli mega raske objekt. Sa tuled 20. alguses, töötunde on seal oli kuskil 300, ühesõnaga graafik oli 11 päeva tööl, 3 päeva vaba, aga minu jaoks ta oli nagu metsik kiirendi. Ta andis sulle nii kiire tõuke. Jah, sa töötasid, toimisid seal võib-olla läbipõlemise piiri peal, juba väga-väga noores eas, ja võib-olla ma arvan, et ma peale seda objekti ka põlesin läbi esimest korda, aga jah, ta andis nagu väga-väga kõva baasi. Ja toona siis, ma mäletan veel seda hetke, mul on ka mingi piltmälu on silmes, kui mina õppisin päevaõppes veel, sain veel stipendiumid, kõik hinded olid korras ja töö hakkas mind värbama nii-öelda platsile ära. Ja ma mäletan isegi, kui mul ema veel nuttis, ütles mul ema algklasside õpetaja nuttis, ütles, et poiss, et ära mine kaugõppesse, et sul jääb kool lõpetamata. Mina ütlesin emale, et ei, ära muretse, kool saab lõpetatud. Mis juhtus? Põlesin läbi töö tõttu, panustasin töökarjäärile ja kool jäi 8 aastaks võlgu. Aga see on üsna tavaline, et see läbipõlemine ikkagi ehituses juhtub ja juhtub aina nooremate inimeste seas. Aga kas sa ei arva, et sellised momendid justkui tegelikult tõukavad meid elus edasi? Just seetõttu, et ma ei ütle, et peab päris nagu lõpuni ennast viima, aga tegelikult annab sulle meeletult palju seda tahte jõudu juurde, mida võib-olla just tänapäeva noored peaksidki õppima. Mina olen täiesti nõus sinu mõtetega, aga kuskil ongi jah, täpselt see balansipiir. Et me otsimegi seda balansipiiri, et inimesed tegelikult areneksid, julgeksid võtta vastutust ja saaksid astuda nii-öelda sammu edasi enda otsuste, enda probleemide lahendamise oskuse osas ja me otsime seda sama piiri, et me tahame tegelikult ju sektorit arendada. Ehk siis me otsimegi seda, et inimesed nagu kasvaksid, areneksid, mitte siis seda, et võtame tööle, põletame need esimese suvega 300 tundi kuus läbi. See ei ole eesmärk. Eesmärk ongi see, et me tegelikult tahame ju kasvatada häid inimesi. Sinu jutust see, et kõlab ka hästi palju seda fanatismi ja seda kõike läbi, et tegelikult mina tean seda ja kohe varsti saavadki me kuulata, et sa oled tipptegija enda erialal täna ja eks sellised inimesed juba põlevadki läbi eos, sest et nad tahavad kõike ja korraga. Aga kuidas sinu ajal oli just see praktika asjad, sa ütlesid, et said ainuke, kes jäi nagu küsima, uurima, sul oli huvi selle vastu, et palju, 49 õpilast oli teil seal bussis, eks ole, paljud täna on sinuga nii-öelda käsi käes kuskil käinud, kuhu nad on jõudnud, et miks ma küsin, mina alustasin ka, meil oli päris palju 35 õpilast ja lõpetas ainult 7 ja minu teada ainult siis 5 koos minuga on siis täna kuskil nii-öelda pildis,
kuidas sinu see klass oli? Minu klass oli selles suhtes huvitav, et kuna ma lõpuks käisin ühe päevaõpperühma läbi, 2-3 kaughüpperühma käisin läbi, siis mul see tutvusring või kontingent läks seal päris suureks, aga kui ma mõtlen nendele, kellega me alustasime seal päevaõppes, siis mul tegelikult sektorisse jäi ikkagi, mitte küll kogu seda kogust, oli ka loobujaid peale esimese aasta praktikat, kes saidki aru sellest samast küsimusest, et miks teedeehitus. Et võib-olla ei olnud nende erialas. Ma mäletan väga täpselt, et see, kes meil oli kõige tublim õppija hinnete poolest, tema esimene aasta praktikal käimist, mida pakkus siis kool, loobus peale seda ja läks muusikuks üldse. Ehk siis ta nõuabki seesama teedeehitus, on ta hooneteehitus, infraehitus, ta nõuab iseloomu. Ja täna, kui ma mõtlen nagu selle enda esimese päevaõppe lennu peale, siis üks parimaid sõpru tollasest ajast on Atemos, üks väga hea sõber on enda ettevõtluse peal, GRK-s on paar poissi, LKV-ga tegeleb üks poiss, ühesõnaga meil tegelikult oli siuke päris tugev, tubli lend, kui ma mõtlen nüüd tagantjärgi perioodile, ja kõige iroonilisem on see, et kui ma nendega esimene aasta alustasin 2013-2014, siis ma tegelikult lõpetasin nendega mingilt maalt magistris, samas plokis, samas lennus nii-öelda koos. Lihtsalt vahe oli selles, et mina käisin siis pigem nagu keskendusin töö peale ja rohkem seda fookust ja tulin siis magistrisse, nemad läksid seda nagu tavapärast teed, et lõpetasid tehnikakõrgkooli ära, 2 aastat tööd ja siis läksid magistrisse. Miks ma sellest õpilaste arvust üldse rääkima hakkasin, on tegelikult see, et kindlasti ka sina tunned, et väga palju on puudu tippinsenere. Täna oli arvatavasti nii-öelda sinu ajal, sa ei ole nüüd väga palju vanem, aga ikkagi, et see aeg on natuke edasi läinud ja neid inimesi jääb iga päevaga aina rohkem puudu. Aga mis on tore, ka sina käisid magistris ja tegelikult Tallinna Tehnikakõrgkool on andnud nii mõnelegi tippspetsialistile juurde just seda jõudu, et lähme edasi, lähme magistrisse, on ju, ka mina läksin, eks ole, et kuidas sa nagu nägid tookord, et okei, lõpetasin Tallinna Tehnikakõrgkooli, et kas nagu midagi on puudu, kas ma pean minema magistrisse, kas tundsid seda survet, kuidas sellega lood olid? Mina tundsin võib-olla seda, et ja me enda meeskonnas oleme ka väga palju nalja teinud selle üle, et millegipärast alati platsimehed, spetsialistid tulevad nagu tehnikakõrgkoolist. Millegipärast on kuidagi platsi peal loovamad, kohal rohkem ja kuidagi nagu valmis selle platsitööks. Kuigi ka täna minu meeskonnas on nii-öelda kolm inimest, kes on otse nii-öelda TalTechi taustaga. Et on ka neid erandlikke näiteid, aga kuidagi meie teedeehitusmeeskondades on olnud see nali, et pigem tulevad need samad platsi inimesed, kes tegelikult oma kätega teevad looduses neid samu protsesse, pigem tulevad tehnikakõrgkoolist. Ehk siis võib-olla võib öelda, et see magister ja üleüldse TalTechi nagu edasiminek on natuke enese teostamise vajadus. Minul oli näiteks, mina tahtsin lihtsalt iseenda jaoks seda magistrit. Ehk siis mis ma öelda tahan, ongi see, et siit koolist on tulnud nagu jube palju tegijaid. Puhtalt nagu 4 aastat, nüüd on 3,5 aastat õppekava, sa käid siin ära, sa saad nii suure baasi alla ja sa tegelikult oled täiesti võimeline iseseisvalt objektil töötama. Nõus, ma täiesti 100% nõus sinu mõttearendusega. Väga tore. Kooli ajal sa ütlesid, et mängisid jalgpalli. Kuidas sa hobidega tegeled? Kas sa jõudsid hobidega tegeleda lisaks, ma ei tea, mis sa siis veel tegid? Et see on ka tänapäeval hästi paljudel on niimoodi, et ülikool on kuidagi, et ei jõua siis millegagi tegeleda. Ja mina tegelesin küll alati spordiga. Kuidas sul oli? Minul oli toona hästi, ma proovisingi veel viimasel nii-öelda viimast korda proovisin Premium-liigas jalgpalli mängida, kui ma saingi aru, et ma jään pigem keskpäraseks, et pigem arenda seda teedeehituse karjääri edasi. Ja see kurnaliiklussõlm oli võib-olla ekstreemne, sest siis kadusidki võib-olla sõbrad kadusid ära, vaba aeg kadus ära, esimene tüdruksõber jättis maha, ühesõnaga, et oli siuke unistuste kombo ja mina mõtlesingi toona, et vau, et kas selline see teedeehitus ongi. Aga eks see ongi nüüd olnud elutarkused sealt saanud on ja mina arvan, et see võimalus millegiga tegeleda on alati olemas. Aga lihtsalt see kõik aja planeerimine, aja kasutamine, iga inimene ongi individuaalne, tal võtabki arusaamine aega, et täna mina tehnikakõrgkooli kõrvalt jõudsin rahulikult käia tööl, jõudsin nii-öelda
premium-liiga, meistriliiga trennides käia 6 korda nädalas koos mänguga. Et ühesõnaga mina ei näinud probleeme, et oleks olnud nagu takistusi. Tegelikult ma arvan, et ka kool väga palju toetas. Kindlasti. Et see toetav keskkond on siin alati olnud. Okei, Kurna liiklussõlm, sealt edasi räägi, mida sa teinud veel oled? Kus sa täna oled? Täna sa töötad Verstonis, sa oled projektijuht. Kuidas täna teed? Tuleme sealt võib-olla Kurnast vaikselt edasi liikusime, siis mingilt maalt toimus minu esimene võib-olla üleostmine, kus siis pakutigi seda sama tulejää kaugõppesse, maksame sulle rohkem raha ja et saad ilusti kaugõppes nädal aega koolis käia, kui see sessioon õppe on. Ta oligi ilus, tore jutt võib-olla, siis sa noore poisina mõtledki, et mul kaob nagu vanematest sõltuvus täielikult ära ja saadki täiesti iseseisva elu peale seal ja mina siis toona valisingi selle töökarjääri edendamise. Tehti esimene üleostmine, kus ma liikusin siis ühte ühest väiksemast, kui me toona tegime Rand ja Tuulbergi tütarettevõttel RTS-il tegime alduvõttu seal, 2 väikse Tartu alduvõtufirmaga, siis mina liikusin ühest firmast teise, töötasu oli suurem, töötunde tuli toona nagu isegi vähem, aga siis tekkis nagu teistpidi imelik olukord, ehk siis sa läksid Eesti suurimalt objektilt, läksid RMK metsateid ehitama. Nagu tagasi sammu. Sa läksid, tagasi sammu, aga siis oligi nagu imelik. Ja sest sa said võib-olla ka eluväärtustest mingilt maalt esimest korda aru, sest tohna ma olin nagu üksinda, palka said rohkem, tööaeg oli natukene rohkem reguleeritud ja sul hakkas veel rohkem vaba aega üle jääma. Aga see aju nagu ta otsib natukene siuke pinge all töötamist, tegutsemist, stressi natukene, et tegelikult ja ka mingit teostusvajadus, nagu sa mainisid, et tegelikult meil kõigil on mingi teostusvajadus, et me tahame ikkagi, et see, mida me teeme, on see hoonete ehitus, infraehitus, ta on ikkagi natuke landmark, et me saame statementina öelda, et me teame, mis meeskond ehitas Riia Vaksali sõlme. Toome lihtsalt näitena. Et ühesõnaga, need on mingid maamärgid, mis paratamatult tegelikult jäävad siia keskkonda ja see on ka nagu üks põhjus, miks väga paljud seda teekonda võib-olla valivad. Aga kui Kurnast tulla edasi, ma sain aru peale seda, et võib-olla need samad väiksemad tööd ei ole see minu amploa, et kui sa ühel hetkel ehitad graniitkillualused, mis on väga haruldased Eestis tollel 10 aastat tagasi ja järgmine hetk lükkad kruusa RMK teedel, siis see ei olnud nagu motiveeriv. Ja siis toona tulin Trev 2 tagasi, osteti nagu Trev 2 üle ja töötasin pea 7 aastat Trev 2 ja Trev 2 kuulusin siis meeskonda, Indrek Trei meeskonda, kes oli toona minu Risti-Virtsu maanteeobjektil, kui ma praktikal seal käisin, oli objektijuht. Ja kuulusin tema käe alla ja ehitasime siis väga palju erinevaid maanteerekke, mis tipnes siis Tallinn-Tartu maantee uue lõiguga, Kose-Ardu lõiguga, kus me olime väga suure meeskonnaga koos eesotsas siis Alan Muruväli, Indrek Trei, meil objektijuhid mitmed seal ja ka rajatiste meeskondadest Robert Sinikas. Et ühesõnaga, ma arvan, et meil oli toonane Trevi tippmeeskond seal koos toimetamas, ma arvan ka tulem peegeldas seda, mis sealt välja tuli ja seal kõik, kes tegid Kose-Ardul osalesid, on teinud tegelikult enda karjääris väga-väga suure hüppe tegelikult edasi. Aga see Kose-Ardu, see hakkas pihta meil 2017 sügisel ja siis minul oli toona, kool oli juba võlgades päris korralikult. Ja siis tuli lõpuks õige inimene tuli ellu. Tuli ellu ja ta aitas mind natukene ree peale tagasi. Ja mina sain võib-olla esimese vitsa kutsestandardi kohta, mina sain aastal 2016 sain kätte. Kui mina olin terve see plokk siis prioritiseerinud töökarjääri, aga mul puudus nagu kutsestandard, siis ma sain aru, kui 2016 pidin ehitama ühe teise objektijuhi nime alt. Ja siis ma sain aru, mingi klõps käis ära, et tegelikult see haridus ja inseneritase on väga-väga oluline meie valdkonnas, eriti kui seda hakati järjest rohkem reguleerima.
ja siis läbi õige kaaslase, läbi abikaasa panime paika plaani, kuidas ma tehnika kõrgkooli võlad likvideerin, kuidas me poogime TalTechi juurde, ühesõnaga, ja see päädis siis sellega, et me ehitasime Kose-Ardu teelõiku, ma hakkasin tehnika kõrgkoolis võlgu parandamas, ma suutsin ühe semestriga mingi 80 EAP võlgasid parandada. See oli mingi massiivne, ütleme niimoodi, ma kõigis ei käinud nullist, mul igast asjast oli midagi natuke tegemata, ühesõnaga hakkasin parandama, me nägime seda teekonda abikaasaga, ühesõnaga sul tekkis mingi võidujoovastus nendest asjadest, mille sa juba korda said, ja see päädis sellega, et ma otsustasin lõpuks siis tehnika kõrgkooli ja TalTechi paralleelselt teha. Ehk siis ma tegin kahte nagu ühte rakenduskõrgkooli ja TalTechi ülikooli magistrit tegin siis paralleelselt, ehk siis mul olid viimase aasta semestriained veel teha ja lõputöö tehnika kõrgkoolis ja samal ajal ma läbi avatud ülikooli tegin siis magistri aasta kaasa, õppeaasta, tegin siis TalTechis kaasa. Ja see päädis sellega, et samal ajal me ehitasime veel Eesti 100 objektiks tituleeritud toona Kose-Ardu teelõiku ja lõpuks ma suutsin justkui magistri paberi peal ära teha nagu 1 aastaga, et see päädis sellega, et kui Kose-Ardu veel käis ja oli lõppemas, ma läksin 7. kutsetaset taotlema, siis minu kutsetase tegelikult alguses lükati tagasi, sest ei usutud, et paberi peal sa oled nagu justkui tehnika kõrgkooli alles lõpetanud ja TalTechi lõpetasid 1 aastaga, et mees, et siin on midagi valesti, et sa oled eksinud. Aga tegelikult see kõik vastas tõele. Ehk siis tegelikult esiteks suured tänud su abikaasale, on ju, kes siis nagu aitas lõpuni, aga tegelikult mind on natuke naerma see, et see on see tipptegija, et ta nagu viskab õli tulla veel, et ta on 1 korra läbi põlenud, teeme ikka kõik asjad korraga. Et see on siuke ülim nagu tahe, kõik saavutada nagu igal pool nagu kõike. No jah, eks ta ongi, see ongi jah, eks ongi omad komplikatsioonid ongi see, et tuleb vahepeal aru saada jah, et kuskil on see sama balansi koht ka, et seda balanssi peab just otsima, et kui Kose-Ardu läbi sai, siis tegelikult kõik tegid justkui sammu edasi. Minu nii-öelda pereelu oli juba toona Tartu pool ja siis me tegelikult pakkusimegi välja Robert Sinikasele, kellega me seal edukalt 2-3 aastat koos ehitasime tema meeskonnaga. Ühesõnaga, teine läbipõlemine tuligi siis 21. aasta lõpus, et kus meil see Riia Vaksali oli väga keeruline. Samaaegselt paralleelselt meil toimus Valga-Valka keskväljakute ehitus lõpetamine. Mul endal oli veel käes Võru-Räpina maanteerekk ja siis saime 21. aasta lõppu saime veel 3 maakonna pimakkatete ehitused, ehk siis pindamise nii-öelda tehnoloogia. Ja see meeskond, millega me tegime ühe meeskonnaga, tegime 3 maakonda, seal oli mingi 19 objekti all ja planeeritud, eelarvestatud oli 3 sellist meeskonda, aga me tegime ühe meeskonnaga 3 maakonda ja samal ajal oli Riia Vaksali, Emajõe raudteesild, Võru-Räpina rekk, et see tegelikult oli natukene too much ja jah, võib-olla oli äge see kõik asi nii-öelda ära teha, kõik asjad ei õnnestunud positiivselt rahaliselt, mingid asjad väga hästi, mingid asjad kehvemini, aga jah, kuskil ongi see, et on vahepeal tore ennast viia sinna äärmuse nii-öelda täiesti ühte poole, kas ma tahaks seda veel, ütleme niimoodi, et Rail Baltica on täna omakorda nüüd teistsugune intensiivsus, metsik intensiivsus, mida ka pole nagu kohanud, aga ühesõnaga jah, 121. aastat kuidagi väga nagu tagasi ei tahaks. Vaata, siis ma mõtlesin, ma küsin siia vahele, et mis sa õppisid sellest, siis sa juba hakkad rääkima, et sa tegeled jälle uue mingi absurdsusega, on ju, et aga mis sa õppisid nagu teist korra läbipõlemine? Mis sa siit kaasa võtad enda jaoks? Kui 21 aasta läbi sai, mul oli mingi siuke periood oli, et ma 2-3 kuud ma ei tahtnud konkreetselt kellegiga suhelda. Et see oli siuke, et sa tahtsid ikkagi nagu kodus, siis meil sündis tütar juba, ühesõnaga sa tahtsidki kodus olla, naisega, lapsega, kõnesid ma väga vastu ei võtnud, kellegiga rääkida ei tahtnud, see oli täiesti tühi. Oligi, toonane, ma olin saanud just Trev2 noorimaks projektijuhiks, toona ma olin äkki 27, 28, ma tahtsin nii meeleheitlikult, nii suurt statementi teha lihtsalt, et paratamatult kuidagi alati olid mingid rusikareeglid, et projektijuht peab tegema 5 miljonit aastas, haldama,
tegema selle X kasumlikkusega ja nii edasi, et mingid siuksed baasreferentsväärtused olid ees. Ja toona minu osalusega neid objekte oligi seal pea 11-12 miljoni eest oli toona, aga üks asi ongi see, et sa teed ühte suurt projekti ja teed seda nii-öelda käivet, kasumit seal selle sees. Teine asi on see, et jaota see 19 Pimak objekti, Riia Vaksali, Emajõe raudteesel, Võru Räpina Rekk, jaota see 24 objekti vahel. See on täiesti teine tase lihtsalt. Et täite dokumentatsioonid, asjad tuleb ikka täpselt samamoodi vorpida ja need tööpäevad olidki seal stabiilselt 16-18 tunni pikkused, et see oli natukene siuke too much, aga see oligi ikka võib-olla riiklikult mõnes mõttes valesti reguleeritud, et toona satuti 20. aasta Covidist nii paanikasse, siis seda infraehitusse lükati raha liiga palju korraga. Ja täpselt sama vastupidine efekt tekkis siis 22-23 aastal, kus just investeeringud raha kadus nagu ära. Siis olid jälle niisugune näpud püsti, niisugune chillid aastad nii-öelda. Et olid mingid üksikud suured objektid üle Eesti. Aga mida võib-olla õppisin, ma ei tea, kas ma täna õppinud olen, et ma kogu aeg naise käest saan vastu kukalt. Ja ma nädalavahetusel käisin ka just ühel heal tulevikujuhtide koolitusel, kus ka rääkisime läbipõlemisest, erinevatest teemadest, siis endiselt ma ise natuke arvan, et ma paratamatult olen seda piiri nagu viinud veel kaugemale, aga me teeme tööd enda meeskonnaga, et seda balanssi kuidagi hoida, et ma arvan, et ka täna see meeskond, mis mul on, ma väga imetlen neid, ma imetlen väga enda naist kodus, et ta vastu peab sellele intensiivsusele, et need ongi need mingid mehhanismid, me saame aru, üritame seda kultuuri kuidagi hoida sellisena, et inimestel silmad säraksid peas, et kõige tähtsam on ikkagi see, et sul ongi meeskonnas inimesed, kellel silmad säraksid ja tahavad saavutada midagi enne olematut. Head mõtted, mida siit võtta. Täna endiselt siis, kus sa oled, Rail Baltica peal. Et täna, nagu sa mainisid, on jälle nagu uus olukord, on jälle kuidagi raha väga palju, ei ole kõik ainult riigi raha, on Euroopa raha ka suuresti mängus. Teeme suurt Rail Baltica trassi, see utoopia, mida kõik ootavad ja ei oota, aga see, nagu ma mainisin, töötad Verstonis ja see ettevõte tegelikult, teil on väga palju neid inimesi, kes on ka siin koolis käinud, õppinud või kes täna õpetavad siin koolis, et tegelikult loote väga-väga palju väärtust läbi siis nii oma ettevõtte, oma vaadete kui läbi selle objekti. Kuidas sa täna oma projektijuhina siis oma objekti peal näed seda olukorda? Sul on kindlasti väga palju noori alluvaid. Ma tuleks siit ka võib-olla veel grammi nagu alla, toona Verstonisse üleminek oli ka võib-olla Trevist, kuna ma olin 7 aastat Trevis olnud, ütleme niimoodi, et ma tundsin, et Trevis ei kuidagi nagu areng seisma. Ja sa olid kuidagi nagu paigal seal ja võib-olla toonasel valdkonnajuhil ei olnud ka nagu usku, mulle endale kuidagi nagu see valdkonnajuhiga läbi saamine oli ka siuke 50-60 ja ühesõnaga mingilt maalt siis tegelikult Tarvi Kliimas kutsus mind pikalt juba GRK-sse, ütlesin mingid korrad ära ja Tarvi just liitus siis Verstoniga nii-öelda ja käisin Tarviga ja Andres Plaadiga toona siis rääkimas seal ja mulle meeldis eelkõige see sama visioon, ambitsioon, mida presenteeriti, ehk siis need samad mõtted, väärtused, mida sa ka välja tõid. Ja täna 3. aasta hakkab täis saama Verstonis. Ma arvan, et jah, et samad Verstoni väärtused, jah, igal pool on mingid probleeme, ei ole alati on täpselt nii ja ma arvan, et me tegeleme nendega, tähtis ongi tegeleda nendega, aga just see sama usk, soov, tahe saada, võita, ehitada Rail Balticat, saada turuliidriks ja kasvada, areneda ja pakkuda seda võimalust, pakkuda seda vastutust, et see väljakutse, see oli see, mis pakkus mulle just drive'i, et eesmärk oligi, et tule hakka kasvatama, hakka looma enda meeskonda, kes oleks suuteline Rail Baltica põhitrassi nii-öelda ehitama, sest täna ehitada saab 13 põhitrassi meeskonda pluss Allianz meeskonnad, et ega täna, kui sa võtadki nüüd mitu projektijuhti Eesti peale olla, saab 13. Et tegelikult sul Eestis on ainult 13 inimest, kes saavad olla põhitrassil projektijuhid.
aga jah, see Verstoni ühesõnaga need ambitsioon, ettevõtte väärtused, ma arvan, et need selles suhtes käivad ikkagi koos nii-öelda ka minu meeskonna väärtustega ja Verstonisse tulek ongi olnud üks siuke teekond, kuidas siit nüüd kasvada nii-öelda üheks väga-väga tugeva kultuuriga meeskonnaks. Okei. Täna sina oled rajatiste peal? Mina vastutan enda meeskonnaga Harju 2 põhitrassi ehituse eest, ehk siis meil tegelikult minu andmete kohaselt peaks olema kõige kallima kilomeetri hinnaga Rail Baltica põhitrass, et siuke 8 miljonit per kilomeeter. Ja meil on väga-väga suured kaeve täitemahud, miks Tallinn-Tartu maantee alt, Assaku viadukti alt tuleb rong alt läbi tuua. Ja nii lihtne see ongi. Meil on rajatisi, meil on väga palju kaevetöid, meil on väga palju materjali tootmist ja ma arvan, et Harju 2 on meeskonnale ja projektijuhile üks siuke unistuste objekt, kus on võimalik enda loovust ja kõike seda nagu väljendada. Aga noori on sul alluvuses täna? Sellised ka, kes on praktikal võib-olla või kes lihtsalt on otse koolist tulnud? On või on ikka väga palju puudu? Ütleme niimoodi, et ma arvan, et meie elu käib kõik pakkumise nõudluse ümbruses, et täna loomulikult nõudlust on väga palju, aga mina olen alati tegelikult andnud alati võimalusi. Ehk siis kuna ma olen ka täna väga tänulik Anneli Rammialale, kes mind kutsub külalislektori loengutesse, siis läbi selle külalislektori loengutes käimise satub alati minu postkasti ka noori, kes tahavad tulla praktikale. Ja see on ka nagu nii-öelda üks väljund, kuidas mina näen seda natukene. Toona mul olid juba mingid ehitusplatsi logistika ja juhtimine oli mul endal võlas, aga ma käisin seda loengut andmas siin teistele, kuidas ehitada. Et ühesõnaga ma olengi väga tänulik Anneli selle üle, et ta kutsub mind endiselt ja mina saan seda, et ma saan pakkuda noortele võimalust, et tulge nagu minu meeskonda nii-öelda praktikale ja üritame teid selles kultuuris hoida. Sest väga tähtis on minu arvates see, millisesse meeskonda sa satud. Sest see kultuur määrab sinu edasised käitumised, kuhu sa jõuad, kas või see sama näide. 2013 aasta Tehnikakõrgkooli väljasõidul toonane projektijuht on tänane Verstoni valdkonnajuhataja ja toonane objektijuht, tema all olin siis mõnda aega ise objektijuhina. Ehk siis sellest on möödas 12 aastat, aga kõik on justkui sammukes edasi astunud, et see, kuhu sa satud, on väga-väga nii-öelda oluline. Sa ütlesid õigesti, et pakkumise nõudluse suhe kaalub kõik ülesse ja enne käis sinu jutust mitmeid kordi läbi see, et mind osteti üle. Ja see on ka noortele tegelikult meelde jätta see asi, et ka minu ajal oli niimoodi, et ma ei teaks, et ma oleks CV-keskuses nagu käinud selle eriala peal olles töötanud oluliselt vähem küll kui sina, aga siiski, et tegelikult kui sa ise oled hakkaja, on ju, sa viitsid, tahad, käid, silmad lahti, on ju, siis tegelikult neid pakkumisi tuleb. Et ilmselgelt me ei pea tõmbama sinna piirini, võib-olla nagu sina tõmbasid, eks, aga et just see, et rõhutada seda, et näed, et ma tulin sellest koolist, ma tegelikult olin õpilane, aga mind nagu osteti üle, sest ma olin oma ala mingi spetsialist, mis iganes sa siis tegid sa mida iganes sa teed. Täpselt, ma arvan, et see ongi iga indiviidi endaga kätes, et sul ongi võimalik panustada sinna ja luua seda väärtust, et kui sa kasvatad enda väärtust, siis lõpuks ostetakse ikkagi sinu nii-öelda vastutust, sinu probleemide lahendamisoskust. Jah, sest siis sa ju kasvatad ka ettevõtte väärtust. Täpselt, ja sa loodki, ja see ongi seesama olukord, mida ettevõtted otsivad tegelikult, ja täna meie meeskonnas, mina näengi seda, milline see nii-öelda ideaalne struktuur ongi see, et me kasvatame, arendame enda meeskonna pidevalt edasi. On üks püramiid, ideaalis peaks alati ladvik, peaks liikuma siit põks eest ära ja alati alt ülesse kasvab kogu aeg püramiidi nii-öelda noori juurde. Ehk siis see aasta meil näiteks andsime võimaluse ühe esimese kursuse TalTechi tudengile, kes oli väga tubli, ja ühele 3. kursuse Tehnikakõrgkooli tudengile. Ja ma arvan, et mõlemad on teinud väga-väga suure hüppe edasi. Ma arvan, et nad ei saanud ka esimene hooaeg, kus nad olid meiega, ei saanud õiglast tasu, aga see ongi minu jaoks on esimene indikatsioon, kas inimesest saab asja, küll see raha
ja muud tingimused, need tulevad alati järgi, selles ei ole kunagi küsimust. Pigem ongi see, et see eriala, kus me oleme, see nõuab väga-väga suurt iseloomu, et pidada need rasked päevad vastu. Jah, täna nüüd ongi see konflikti koht, et meeskonnad enamjaolt on harjunud töötama süke 9-8 kuni, ütleme 10 kuud, 3-4 kuud ollakse harjunud nii-öelda natukene kergemal tööfoonil töötama. Sest täna see Rail Baltic on andnud selle teise niši, nüüd on võimalik 3 aastat jutti talvel ka panna. Et see natuke on see ekstreemum, aga ühesõnaga jah, mina olen alati näinud seda, et noortele tuleb anda võimalusi, kasvatada neid kogu aeg juurde ja kui ma mõtlen ka täna need enda kaks nii-öelda meil on lõik on jaotud, või see Harju 2 objekt on jaotatud erinevateks lõikudeks, 2 töödejuhatajat, kes minu meeskonnas olnud, kaasas käinud on, nemad on siis 4 aastat olnud, 5. hooaeg hakkab ja ma näen läbi selle 5 aasta, kuidas nende otsustus on läinud paremaks, võtavad rohkem vastutust ja ma näen, kuidas nad selles kultuuris olles on astunud väga-väga suure sammu edasi mõlemad. Et see ikkagi usalduse andmine noorele ka loeb, on ju. Väga palju loeb, teid on Verstonis päris palju, aga teie nagu see keskmine vanus on päris noor. Et teid on nagu, neid noori on teil palju ja seda on väga tore tegelikult näha, et minu arust ka ehituses niimoodi, et selle pinge kõige selle juures, kui sa annad nagu need vabad käed nagu ka mingis mõistes, et ta saab aru sellest vastutuse piirist, on ju, et siis tegelikult see tekitab seda hasarti juurde, sa iga päevaga tahad aina rohkem nagu seda asja teha, mida sa teed. Täpselt, ja mulle meeldib siit veel ühte asja, nii-öelda, mida ma olen ka poistele naistele. Meil on tüdrukuid ka väga tublisid meeskonnas. Ühesõnaga, mida ma olen üritanud edasi anda, ongi see, et platsi peal peab julgema küsida, peab julgema ka eksida. Et tegelikult see sama kogemus, mis eristabki võib-olla ühte inseneri teisest, ongi see sama kogemus, et me tihti peale toome neid hästi palju mingid näiteid, et näe, aga seal objektil ma lahendasin selle tekkinud probleemi niimoodi. Ja siis diskussiooni käigus tulevad need parimad lahendused nii-öelda platsi peal välja, et tegelikult peab julgema küsida ja peab julgema ka eksida. Ja kui sa julged eksida ja sealt teed nüüd analüütika või analüüsi sinna taha, kuidas ma järgmine kord teeksin paremini, siis me täna otsimegi nagu neid olukordi, et kuidas ühe korraga teha hästi ja need ühe korraga hästi tegemised peavad tulema kuskilt läbi mingi kooli, läbi mingi eksimuste. Et jah, see vastutus, mida noored saavad, on väga-väga suur. Iga päev sa juhidki 10, 100, 1000 ees väärtuses töid, aga kuskilt maalt jah, tulebki anda seda võimalust ka vahepeal natuke eksida. Ja, läbi vigade õpitakse. Täpselt nii. Ehk siis ikkagi kool ja töö võiksid olla käsikäes ehituse puhul, et minult on ka hästi palju küsitud, et võib-olla miks just tehnika kõrgkool omal ajal sai valituks, siis just see on minu silmis veel ikkagi suhteliselt ainukesi koole, kes toetab 2 käega sinu praktika võimalusi paralleelselt, on ju. Et okei, et mõni otsustab, et teeb natuke kauem kooli, mis on ka fine, on ju. Mõni tahab kaugõppes käia, mis on ka okei, aga just see käsi käes toimimine, et kas ise oled kohanud neid inimesi, kes tulevad näiteks koolist, on ju, õppida ehitust ja ei ole kunagi töötanud, et just see nagu see raskusaste tegelikult. Et sa oled 3-4 aastat näiteks õppinud ja sa tuled nagu tööle, sa pole kunagi see tööd teinud. Ütleme niimoodi, et ma arvan, et ma ideaalis eelistan seda, et ma võtangi võib-olla selle maast madalast. Nii-öelda mina hakkan ise juba kasvatama teda kuskilt maalt, ehk siis ta läheb kokku natukene selle tehnika kõrgkoolis pakutava lahendusega, et ta saab juba kuskil sulle esimeses kursuses, ta saab sulle selle esimese maitse nii-öelda suhu, ta tulebki on 6 aega, 1,5 kuud, ta saab üldse aru, kas ta tahab seda tööd teha. See ei ole suvel 30 kraadiga seal kuskil kaevikus päikse käes olla, ei ole kerge. Ta saab aru, kas ta tahab seda tööd teha, et mulle meeldibki natuke see tehnika kõrgkooli kontseptsioon, et nad saavadki alustada, käia kõik need sammud läbi. Maast madalast, täpselt. Tööline, sealt järjest meister edasi, töödejuhataja abi, töödejuhataja ja siis vaatame edasi. Töödejuhataja, objektijuht, projektijuht.
et mulle meeldib see kontseptsioon, et ja mulle meeldib ka võtta siis inimesi mitte siis sellises staadiumis, et lõpetage a la tehnikakõrgkool ära või siis TalTech ära ja siis tulge tööpinki, vaid pigem ma juba annan talle natukene, nüüd 6 aega, järgmine aasta, nüüd 2 kuud, nüüd juba pakume näiteks seesama meie 3. kursuse tudeng, nüüd ta on juba läks 4. kursusele. Ühesõnaga, temaga jäigi meile see, et teeb nii palju enda kooli asju ja meie finantseerime nii-öelda läbi tema töötasu seda, et mine ole koolis, tee enda neid kooli asju seal ja su töötasu säilib, et me tegelikult üritamegi leida siis nagu neid, et kes saavad platsi peal hakkama või üldse meeskondades hakkama, siis tegelikult jah, küll need tingimused, rahalised asjad, need tulevad järgi ja need hüved, et näiteks ma arvan, et tal tuleb väga hea kontseptsioon, saab käia lõpetada enda kooliasjad ära ja samal tal on juba garantii, et ta on selle meeskonna osa. Vot sinna ma tahtsingi jõuda, et natukene kas või iga aasta tegelikult selle õppimise kõrvalt annab nagu nii palju meeletult juurde. Et mina ka kunagi alustasin, siis ikkagi ma tahtsin seda õiget labidamme praktikat. Vaata. Ma tahtsin näha, et mis need vennad teevad seal. Minu arust see on hästi põnev, väga põnev on ju. Aga see ei tähenda, et sa sinna pead jääma, eks. Või kes tahab jääb muidugi absoluutselt, see on ka väga huvitav ja põnev, neid inimesi peab ka olema. Sest mulle meeldib, meie igapäevatöös on hästi palju sukest sotsiaalsust ja suhtlemist ja masinajuhtidega ja ma pigem eelistangi seda, et tuleb sul meeskonda inimene, on ta poiss, on ta tüdruk, ta tuleb niipidi, et ta käib kõik need sammud läbi. Just. Mitte see, et ta lõpetab kõrgkooli või ülikooli ära ja siis ta tuleb a la masinajuhti nüüd käsutama, ütleb, mul on paber, ma nüüd käsutan. Sa pead aru saama, sul peavad tekkima mingid empaatiavõimed, sa pead aru saama nendest vaatenurkadest, sina näed maailma ühtepidi, masinajuht näeb teistpidi, sina pead juhtima seda protsessi, aga kui sa oled kõik need sammud ise läbi teinud, siis seda juhtimisprotseduuri on minu arvates palju-palju parem teha. Jah, sa mõistad, mida tegema peab ja mida ka teine inimene mõtleb, et mida tõesti sama tööline mõtleb seal, kui on vaja, ma ei tea, kaablikõrisid välja survata. Sa oled ise selle protsessi läbi teinud, sa tead, et see on raske töö ja sa tead, et läbi nende samade olukordade ka tulevikus sinu juhtimisotsused lähevad tegelikult paremaks. Et siin on läbi käinud termini kaablikõri, pimak on ju, ehk siis tegelikult teedeehitus õppekava on siin olemas, aga mida sa teed? Sa teed pinnasetöid, sa siin teed erinevaid vee- ja kanalisatsioonitöid, on ju. Saad rajatsi teha, sa saad kõike teha. Et see on hästi suur valik tegelikult, mis ju selle õppeaastatega 3,5 või 4 nagu tegelikult tuleb kaasa, on ju. Sa saad valida selle suuna, mis sulle kõige rohkem meeldib, eks. Täpselt. Et see on hästi tore. Aga sa juba tegid natuke juttu, ma tahan kuulda. Rail Baltica. Mina ise ei ole täna Rail Balticu peal, et ma ei ehita seda, et kuna sina seda ehitad, siis räägi, et ega sa millestki ilma ka ei jää. Ma olen kuulnud jah, aga kihvt asi on see, mida te teete. Nii teie Versonina kui üleüldse Rail Baltic ise. On sul usku sellesse? Kas 2030 hakkavad rongid sõitma? Kas me oleme õigel teel? Lihtsalt, miks ma seda küsin, vaata, mis täna meedia on teinud? Et võib-olla ka see noor, kes täna nagu kuulab meid, on ju, mõtleb, et okei, et tuleks nagu siia kooli õppima, aga vaata, mis täna toimub, on ju, või võtame ka need Pärnu maantee, need hanked, on ju, mis seal nii-öelda tulevad ja siis jälle tühistatakse ja siis tulevad ja tühistatakse. Et aga jah, just see Rail Baltica. See on väga hea küsimus sinu poolt, kas mul on usku. Mina selliste küsimuste peale olen vastanud, kui mul lähikondlased on küsinud või üldse satume diskussiooni, ma pigem üritan vältida selliseid teemasid ja pigem noogutan, ütlen, et mina olen üks osaline. Aga mina näen tegelikult pigem seda niipidi, et kas ta sõidab 2030. aastal või mitte, mina näen hoopis seda niipidi, et kuidas meie enda meeskonnaga suudame anda enda panuse, et meie osa on täidetud. Ehk siis mina vaatangi täna seda natukene niipidi, et meeskonna panus oleks hästi tehtud, hästi eesmärk täidetud ja lihtsalt jah, et mingid kartused on nagu minus, et võib-olla minu jaoks Rail Baltic on siuke ühekordne OÜ. Just. Luuakse nagu ühekordse projekti jaoks mitte nii hästi kokku töötanud meeskond ja liiga üle nii-öelda dimensioneeritud erinevate dokumentide vajadusest. See, kui sa pead selgitama, kuidas kasvupinnast või pinnast müratõkke valli kopaga tõsta ja kirjutada referaate selle nimel,
see ei ole nagu eesmärk. Samal ajal olen näinud ühte tabelit nüüd, kus on näha tänane seis, kui palju nii-öelda põhitrassid üle Eesti siis akteerinud on. Tegelikult see pilt selles valguses protsentuaalselt palju tehtud on nagu nukker. Aga kes tellib muusika? Tellija. Ehk siis see, kui mehed-naised vorbivad dokumente, et minna pinnast kaevama, või a la, see tegelikult ei ole nagu okei. Aga jah, täna mängureeglid on sellised, siis on osa mängu ilust ja teie saate oma töö ikka teha. Meie saame enda panust ja tööd ikka teha. Just oma panus anda selle kõige loomisele. Ütle palun siia lõppu midagi tänapäeva noorele, kes otsustab, et davai, ma tulen teed-ehitust õppima. Anna talle mingid soovitusi, mingid häid ideid. Häid ideid noorele. Ikka? Mina näengi seda niipidi, et teedeehitus, jah, on siin natukene võib-olla vaeslaps olnud siin mingitel 22-23 aastal ja on ka mingid koondamised ülekäigud, eelkõige siin asfalteerimise osakondades, siis mina näen seda selliselt, et täna Rail Baltica, Alliansi, Tallinn-Pärnu maantee, Tallinn-Tartu maantee, väljundite näol on võimalik erinevad Allianz-projektid, Sindi-Lodja sild, on võimalik seda väljundit ja teostust nii-öelda saavutada ja areneda. Ehk siis tegelikult sa mainisid ennem ka väga ilusasti, et ei ole nüüd ainult ühe amplaaga, et läksin teedeehitust õppima, siis meie eriala hõlmab endas nii palju eriosatöid, et ei pea jääma sinna raamistikku kinni, vaid see, mis asi sulle kõige rohkem meeldib, see kujunebki läbi selle teekonna, läbi selle protsessi ja peab nautima lihtsalt seda protsessi. Kui sa naudid protsessi, kuidas see ega kõik päevad ei ole head päevad, et on ka raskeid hetki, võid läbi põleda, aga kuidas ongi nautida seda protsessi ja see, kui sa oled võib-olla pikali kukkunud, et kuidas tõusta püsti ja areneda ja teha samm edasi. Ma arvan, et see teedeehitus, infraehitus, ta on väga hea väljundi koht, kus on võimalik olla loov. Teen endiselt nalja, et teedeehitajad, et meie hälve on pluss-miinus meeter ja on võimalik olla loov ja seda siis nii-öelda rakendada ja ühtlasi sinu meeskonnast jääb maha nii-öelda jälg, mida saab rääkida tegelikult siis ka enda lastele. Vaata, selle tee ma tegin või selle rajad ma tegin. See on ülim jah, mis tegelikult kaasneb sellega. Andru, ma tänan sind, et sa tulid ja tegelikult tahaks veel sinuga rääkida, aga lihtsalt aeg on selline, nagu ta on. Et palju edu sulle edaspidistes tegemistes ja tehke valmis see Rail Baltica siis oma Verstoni tiimiga. Ikka, aitäh kutsumast! Mõtleme, mis me Androst räägime head. Parim meeskond, top-notch numbrid, suurimad käibenumbrid. Räägi, et see meeskond teeb 2 korda infi käivet väiksema meeskonnaga. Top-notch, ütle, täita pusklit.